Kui natukene nii ühest küljest nagu viisakalt alustada, ma annaks külalistele sõna, ehk siis ennekõike Tartule ja Tallinnale, aga siin kostus selline tore termin nagu tarkvere. Ja siis ma hakkasin kohe mõtlema, et oi, aga meil Tallinna ja Tartu puhul on see juba nagu nimes olemas, see tarkuse mõiste või kuidas. Ehk see on nii lõõpides, aga kui asjalikumalt küsida, et kuidas te suhtute sellesse, et nüüd Rakvere hakkab ennast targaks linnaks nimetama? Tallinna poolt vaadates mul ei oleks midagi selle vastu, kui kõik Eesti linnad oleksid targad linnad. See ei võtaks Tallinnalt mitte midagi ära, küll aga annaks Eestile väga oluliselt juurde. Nende ettekannete ajal ma püüdsin endal peas kuidagi sõnastada seda, et kuidas siis võiks seda Smart City defineerida, et mis asi see Smart City on, et millest ta koosneb, kui seda hakata niimoodi juppidest kokku panema, et siis on kindlasti mingisugused nutiasjad, nutijubinad, mingisugune tehnoloogia, aga ma jõudsin lõpuks sinnamaani välja, et tegelikult võib seda väga lühidalt ühe lausega ära kirjeldada. Smart City või Dark City on see linn, kus on inimestel mugav elada. Ja võib-olla sellest tulekski lähtuda. Ja Tartu poolt vaadates on minu meelest ka ainult tervitatav, kui tarkade linnade hulk Eestis on suurem kui mõni. Ehk kindlasti väga nagu globaalselt vaadates ja arvestades seda Eesti, ütleme, digikultuuri ja digikirjaoskust ja inimeste harjumust osaleda ka ühiskonnaprotsessides, siis ma arvan, et valdav enamus Eesti linnasid tegelikult sellises globaalses taustsüsteemis ongi targad linnad. Juba kõlas üsna põnev mõttekäik viide mugavusele ja tarkusele, et see võiks olla üks kriteerium, et kui on mugav, siis on ka tark. Aga ma küsiks siis niimoodi ja ka Rakvere käest kohe hakatuseks, et me oleme väga tark rahvas, vähemasti igasuguste statistikate järgi. Aga miks meil linnad nii targad ei ole? Ma arvan, et peamine põhjus selleks on see, et on kaotatud ära see talupojatarkus. Sest vanasti, kui ei olnud mingit seda, mida me täna nimetame targaks, siis seda suurt nutitehnoloogiat, siis tegelikult käituti ju päris targalt. Ja saadi loodusest aru ja suheldi suhteliselt arukalt. Täna on see jäänud natuke tahapoole ja rohkem on mindud selle nuti peale. Ja ma hakkan nägema, et läbi selle nuti hakkab tagasi tulema see talupojatarkus ka. Ja kui need koos rakendada, siis ma arvan, et hakkabki see tulemus tulema. Ja ma usun, et see on see võti seal. Muidugi me tahame targad olla, ilusad olla. Iga inimene tahab seda ja iga linn tahab seda kindlasti. Tallinna poolt jällegi, eks see ole olnud ka meie pikaajaline soov ja me oleme selleks astunud samme ja meid on ka, peab tunnistama, et tunnustatud selle eest, et me need samme oleme astunud. Tallinna on näiteks 6 korda olnud 7 kõige intelligentsema kogukonna seas maailmas. Meid on tunnustatud selle eest, et meil on mobiiliga parkimine. Selle eest, et me siis töökohti tegime, kui majanduskriis oli. Meil on tunnustatud ja praegu tunnustatakse tasuta ühistranspordi eest. Et asju on päris mitmed, mille eest meid tunnustatakse. Kui nüüd jällegi tulla selle mõtte juurde tagasi, et mis siis teeb ühe linna targaks või kuhu poole me linnajuhtidena peaksime püüdlema, siis kindlasti on igasugused IT-lahendused ja IT-võimalused, need, mida linnas elades me peaksime püüdma rakendada ja linnaelanike elu mugavamaks teha, aga seal on veel üks väga oluline pool. Ja see väga oluline pool on korralduslik pool. Ehk siis see
tehnoloogia või IT omaette ei tee elu paremaks, kui seda ei kasutata millegi jaoks. Olgu ta siis parkimine või enne, kui me läksime üle tasuta ühistranspordile, siis meil oli selline võimalus, et ID-kaardiga sai tasuta bussis sõita. No jällegi infotehnoloogiline lahendus millegi jaoks, inimeste heaks. Ehk see infotehnoloogiline lahendus oleks nagu transport, voorimees millegi kuhugi kohale jõudmiseks, et me saavutaksime linnakorralduslikus elus midagi, mis inimeste elu mugavamaks ja nutikamaks teeb. Jah, kindlasti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine on ilmselt on elementaarne, eks ole. Pigem minu meelest on palju takistusi selles, et me ei ole taibanud seda, et meie käes on küllalt palju sellist teadmist, mida me saame oma kodanikele kätte anda. Ja tegelikult selle IKT kasutamise võib-olla kõige väärtuslikum pool on see, et meie saame ühelt poolt teha kodanikele päris palju seda infot kättesaadavaks, kasutatavaks, muuhulgas näiteks ka ärile, kes tahab uusi IT-lahendusi välja pakkuda või tarku lahendusi välja töötada platvormina. Teiselt poolt võimaldab see meil ka saada ideid tagasi. Kuna siin väike selline väljanäituse moodi asi on, et loomulikult Tartu räägib alati muude lahenduste kõrval, eks me ka pargime telefoniga tegelikult, aga räägime näiteks kaasavast eelarvest ja oma transpordisüsteemi planeerimisest siis läbi mobiilpositsioneerimise ja muude selliste asjade, et eks neid üksikuid näiteid on omajagu, aga minu meelest selle arengu alus on see, et me tegelikult seda olemasolevat infot, mida omavalitsusel on päris palju, et me seda jagame, teeme kättesaadavaks. Eestlased on muidugi Miklid rääkima IT-st ja sellega ikka päris palju ukustatakse ja võib-olla ka õigusega. Aga mulle torkas praegu pähe, et see mõiste iseenesest, see tark linn, et see natukene nagu püünise moodi asi, on selline mõiste olemas nagu semantiline püünis. Tähendab see, et sul on see ette antud, kui me räägime targast linnast, siis see seondub enne kõike tarkusega, seal on kõik targad inimesed, tulevad kokku ja me teame, et elus on tihti ka nii, et väga tark inimene võib istuda vaesena paljana kusagil kehvas ruumis, et see tarkus on natuke piirav, et äkki me peaksime välja rabelema sellest et tark linn tähendab tarkust, see otse loomulikult, aga me peaksime sellest nagu edasi minema, ehk siis kui me ei räägi sellest IT-tehnoloogiast, kõikidest tarkadest, nutikatest lahendustest, mis võiks veel olla sellise targa linna tunnuseks? Kui tohib, siis ma jätkan sellega, et minu meelest me ei saa seda päris tehnoloogiast lahutada, et kuna see annab meil uued võimalused. Aga kindlasti tähendab see seda, et on valdkondi, kus me saame teha neid valikuid, mis on lähtuvalt sellest tellimusest. Ütleme, linnaplaneerimise puhul meil on võimalik kasutada infot, mida meil võib-olla 20 aastat tagasi, 10 aastat tagasi, ka 5 aastat tagasi tegelikult ei olnud. Sellest, kus inimesed on, kuhu nad lähevad, kuidas nende edasi-tagasi liikumine on, et kõik see on täna olemas, mis tähendab, et me teeme ka tavalisi planeerimisotsuseid hoopis teistmoodi. Me olemegi targemad selle sõna otseses tähenduses, meil on infot rohkem. Jah, ma olen ka nõus selles mõttes, et me saame paremini aru, kuidas õieti käituda on. Aga ma ütleksin niimoodi, et mida vanemaks inimene saab, siis ühel hetkel hakkab ta mõtlema, et kui palju asju tal on, ju palju ta tegelikult vajab. Ja tuleb välja, et me vajame väga vähe. Ja ma arvan, et 2 kõige olulisemat komponenti, mis õnneks oleks vajalik, mis annaks tarkust, oleks tervis ja hea keskkond. Sest see on ju see, mida me linna keskkonnana püüame luua, et inimesel, nagu Toomas ütles, et oleks hea elada seal. Siis mis asi see hea on? Kas hea on see, kui ma saan ID-kaardiga kuskil midagi maksta, või hea on see, et see on mulle käepärane, mugav, mõistetav ja keskkond on selline, mis tagab ka minu tervisliku olemise. Sest täna me ju näeme, et kahjuks ka eestlaste tervis halveneb jätkuvalt. Et me peame hakkama
hakkama pöörduma sinna, et see tarkus hakkaks juhendama meid selles osas, et meie linnade õhk oleks korrektne. Me oleme õnnelikud sellelt kannalt, et kõikidel meil Eesti linnades on väga palju rohelist ja ilmselt on meil ka palju puhtam õhk kui võib-olla nii mõnelgi teisel edukal linnal. Nii et ma arvan, et tarkus on ikka see, et säilitada inimkonna tervis ja heaolu. Kõik muu on ikkagi vahend selle jaoks, aga mitte eesmärk omaette. Mul on siit hea jätkata. Hea keskkond on äärmiselt oluline ja kus võiks olla veel parem kujundada seda keskkonda kui mitte ühes omavalitsuses või ühes linnas, sest tegelikult linnajuhid on nendele inimestele võimukandjatena kõige lähemal, kes nende territooriumil elavad. Ja see informatsioon jõuab vast kõige paremini just ühe omavalitsuse juhtideni, mida inimestel vaja on ja kuidas oleks vaja seda keskkonda niimoodi kujundada, et seal linnas oleks hea elada. Nüüd loomulikult, kui on võimalus kasutada kaasaegset tehnoloogiat, siis tuleb see ära kasutada. Aga võib-olla me pingutame mõnikord selle kaasaegse tehnoloogiaga üle, sest selleks, et kujundada head keskkonda, piisab sageli sellest, et mõni asi tuleb lihtsalt paremini ära korraldada, mõni asi tuleb ümber korraldada, mitte enam niimoodi teha, nagu on tavaliselt tehtud, aga natukene teistmoodi teha. Aeg-ajalt on need asjad targa linna küsimused ja targad linna juhtimine natukene lihtsam kui ühe keerulise matemaatilise valemi lahendamine. Ma võib-olla siiski üritaks oponeerida, sest see on õige, et mõnikord intuitsioon on väga hea asi ja mõned otsused ongi väga lihtsad, aga üldiselt nagu teadmispõhine otsus ilmselt viib meid pigem selle hea elukeskkonnani, sest kui me tahame midagi muuta, me peame teadma, kuidas muuta, mille pärast muuta. Ma ei taha teie käest küsida seda, et mida võim teeb selleks, et linn oleks tark ja siis te hakkate võib-olla juba eos kiitma. Ma küsin hoopis niimoodi, et mida võim saab teha selle nimel, et ära rikkuda üht linna ja eksitada teda selle targa linna poole liikumise teel? See on küll väga hea küsimus, jah. Eks kui ühe lausega vastata, siis rumalate otsuse tegemine aitab väga kõvasti kaasa hullustele. Ja ma arvan, et kui ühel linnavõimul on võimalus olla koos tarkade inimestega, ma mõtlen teadlasi, alaspetsialiste ja teha sellel tasandil koostööd ja kuulata neid, sest tihtipeale on see, et võim käib ees ja tarkus taga, et see peab olema käsikäes ja ma usun, et näiteks see võimalus, mida me siin Rakveres hakkame kohe omama, on ilmselt üks suur eelis, et linnavõim võib koos tarkusega oma otsuseid teha ja lähtudes tarkusest. Me võime olla head poliitikud, võime olla head oma ala spetsialistid, kuid tihtipeale me peame haldama valdkondi, millest võib-olla ei ole me kõige arukamad või targemad või kogenumad. Siis see sama teaduslik pool ja need tööd, mida Tarkmaja Rakvereski plaanib hakata tegema, on ju see fantastiline tugi, mis tegelikult loobki selle võimaluse, et tarku otsuseid ka teha. Ma ei tea, kas see oli nüüd hea kiitmine või? Ma tahtsin just laitmist saada. Mina arust siin on kaks sellist märksõna. Üks on kindlasti rumalus. Rumalusega annab väga palju kahju teha. Ja teine märksõna on hoolimatus. Kui linna juhitakse rumalalt ja hoolimatult, siis sellega võib targale linnale väga palju kahju teha. Nüüd minu heale kolleegile Tartust, kes siin oponeeris ja arvas, et ikka peaks uurima asju ja teaduspõhiselt asjadele lähenema, absoluutselt nõus. Ma ei vaidle sellele vastu, seda enam, et
Paraku on nii kujunenud nii palju ülikoole kui Tallinna linnas, ei ole ka mitte ülikooli linnas Tartus. Ülikoolid on millegipärast koondanud pealinna ja meil on väga hea koostöö nendega. Viimane koostöö näide on see, et nad aitavad meil läbi viia gümnaasiumireformi. Nad on pannud õla alla sellele, et Tallinnas teha korralik läbimõeldud riigigümnaasium, kuhu jõuaks siis kõik need nutikad asjad ja uusimad ideed, millest täna juttu on olnud. Mul on alati väga hea põlise tartlasena tallinlastega rääkida, sest just siis, kui sa, Toomas, otsustasid öelda, et ülikoolid aitavad teil koolireformi ära, ma mõtlesin, meil on ta juba tehtud, eks ole. Aga eks ta ikka mõnikord juhtub nii, et väikses skaalas on asju nagu kiirem ja võib-olla ka natuke nutikam teha. Aga küsimuse juurde tagasi tegelikult, et millega võib nagu kihva keerata. Siis ma arvan, et tegelikult kihva keerata ja tulles nüüd tagasi selle konverentsi pealkirja juurde, et need ei ole ainult linnad, aga ka kogukonnad, mis peavad targad olema või mis on targad. Siis ma usun, et tegelikult see kihva keeramise moment on seal, kus on selle kogukonna nii-öelda usalduse petmine või selle kogukonna potentsiaali petmine. Et see on see koht, kus sa raiskad ära midagi, mis muidu oleks sul nii-öelda varade poole peal, nüüd kirjutad nii-öelda korsnesse ja tugeva miinusmärgiga. Et see on kindlasti see oht, mis nagu kogu selle asja juures on ja mida tuleb alati nagu ka võimu poole pealt silmas pidada. Et pigem mitte anda neid nii-öelda ka liigseid võib-olla illusioone luua, aga igal juhul nii-öelda täpselt täita vähemalt seda, mis on lubatud. Kas selle kihva keeramise suhtes tahab veel keegi midagi lisada? Või me läheme järgmise küsimuse juurde? Võib-olla seda, et kui linnavõim kahjuks ju vahetub aeg-ajalt, selline on meie süsteem ja see on erandid ja kui tehakse mingeid põhjapanevaid otsuseid ja siis väga kiirelt hakatakse neid jälle ümber tegema, sellepärast kellelgi on suurem tarkus või võim, siis ma kaldun arvama, et see on üks väga suur kahjuallikas. Et kiiresti pidev selline hüplemine ei anna kunagi mingit ei statistikat, arusaama ega ka kogemust. Et ma loodan, et sellist asja lihtsalt väga ei ole, aga kindlasti see on üks selline asi, millest peaks hoiduma. Et ümber teha lihtsalt sellepärast, et peame ümber tegema. Just. No, Tallinnas on tõesti olnud selline hea olukord, et praegune Tallinna võim on püsinud juba, ma pakun vähemalt 13 aastat ja me oleme tõesti saanud nii mõndagi ära teha. Just nimelt suured asjad vajavad mitte ainult suuri tegijaid, aga ka aega, et neid ära teha. Ja näiteks seesama tasuta ühistransport, ma julgen väita, et kui meil ei oleks olnud neid võimalusi Tallinnas või seda aega, seda Tallinnas ära teha, siis kiire võimuvahetuse korral tõenäoliselt oleks tegemata jäänud. Siin öeldi, et kogukond teab, kogukond ütleb, kogukond on tark ja räägime siis selle kogukonna tarkusest ka, et me rääkisime võimutarkusest või lollusest, kihva keeramisest, aga kogukonnaga. Kuidas siis on? Ma mõtlesin, et teeks sellise, kujutleme, siin ei saa küll hästi teha, aga kujutleme ette niisugust praktilist näidet. Oletame, et meil on siin üks niisugune muruväljak, nii, ja see on meie kontseptsiooni kohaselt, see on targa linna muruväljak, selle on kõik eksperdid kiitnud heaks, leidnud kogu see tarkus on sinna sisse pandud, me oleme konsulteerinud, me oleme saanud kõige paremal moel selle muruplatsi seal, kus ta peaks olema, nii. Ja nüüd tuleb see kogukond ja hakkab diagonaalis üle selle muruplatsi kõndima, sellepärast, et see on kõige mugavam ja kõnnib selle muruplatsi mülkaks. Ja siis me võime ju öelda, et oi, see on tegelikult väga tark linn, see on väga säästlik, ma ei tea, mis iganes. Ehk ma ütlen seda, et see kogukonna tarkus võib olla sageli niisugune vastuolus selle linna tarkusega, et võib-olla kogukonna seisukohalt on väga tark, et ma loobin, ma ei tea, prahti igale poole või miks üldse sortida prügi või miks üldse vaadata, kui palju ma näiteks vett kulutan või mida iganes, et mis on see, mis paneb meid kindlasti ütlema, et vaat kogukond on tark ja kogukond selle tarkusega rajab ühes targas linnas.
ma paneksin natukene sellele situatsioonile veel värvi juurde. Tegelikult võib-olla see ei näitagi kogukonna tarkust, aga see näitab keerukust, kuidas sellist situatsiooni lahendada. Tavaliselt on linnas niimoodi, et kui kuhugi midagi planeeritakse ja seal ümber elavad inimesed, siis nendel inimestel on kindlasti väga erinevaid arvamusi selle suhtes, mis sinna tekib. Isegi kui see, mis sinna tekib, on nende jaoks mõeldud ja võib-olla mitte ainult nende jaoks, aga väga paljude inimeste jaoks linnas. Siis need inimesed, kes seal naabruses elavad, neile ei meeldi, et seal väga palju inimesi käib. Ja nemad hakkavad selle vastu sõdima, et võt ärge seda asja, võt sinna käib liiga palju inimesi kokku, see segab meie elamist, ärge seda asja sinna tehke. Ja siis see sõltub juba linnavõimu oskusest, kuidas seda küsimust ära lahendada, et ikkagi linna tekiks need asjad, mis linnas vaja on. Paratamatult need asjad, mida ühes linnas vaja on ja ka targas linnas vaja on, kõigile inimestele ei pruugi meeldida ja just tavaliselt ei meeldi nendele inimestele, kes seal läheduses elavad. Enamgi veel, kui see asi lahendada niimoodi ära, et okei, et ärme seda asja tee ja ehitame sinna näiteks elumaju juurde, siis kui need inimesed, kes enne sinna elamist olid selle poolt, et see asi võiks sinna tulla ja see elumaja nüüd sinna ehitada, siis kui nad juba sinna elumaja on sisse kolinud, siis nemad on ka selle vastu, et see asi sinna ehitada, mida linnale vaja on. Aga eks see on ka võib-olla üks targa linna tunnus, et selline situatsioon tuleb linnavõimul ära lahendada ühel või teisel viisil. Mul on selle näite üle, Indrek, väga hea meel, sest see on klassika tegelikult linnaruumi projekteerimisest ja planeerimisest, et tark linn teeb sinna teerajad, kust inimesed on rajad sisse tallanud. Ja see on ka päriselt nii, et selle tarkuse kogumise viisid võivad olla väga erinevad, et me ei pea tegema interneti hääletust, mõnikord hääletame jalgadega ja tulebki kõige parem, et selles mõttes see tähendabki seda, et see kogukond panustab sellega, et ta sealt käib üle sealt, kus on temal kõige mugavam ja me aktsepteerime seda ja nii edasi. See muidugi, ütleme nii, et Toomas viis selle natuke laiemale tasandile selle näite, et mis paraku on tõepoolest igal pool arenenud maades see konflikt, et kõik tahavad asju, aga mitte oma tagaajada, eks ole, et see on asi, kus tõepoolest tuleb lihtsalt pidada dialoogi, ega see ei olegi, ühtegi muud lahendust tegelikult ei olegi. Ja, ma mõtlengi seda üldisemat juhtumit, kui tuleb teha asju, mis ei ole mugavad esiotsa, aga võib-olla pikemas perspektiivis tasuvad ära või mõistlikud. Et tegelikult ega selles osas ju ei aita meid mitte miski muu kui tegelikult see dialoog. Ja võib-olla see dialoog viia ka tihti sellest väga ühest punktist natuke laiemaks, sest et põhjused, miks ühte, teist või kolmandat asja tehakse, ei ole kindlasti alati lokaalselt või lokaalselt seletatavad. Ehk minu meelest on kogukonnad võimelised aru saama ka teatud laiemaid huve, aga see eeldab siiski ka väga ausat dialoogi. No ütleme nii, et see kogukond peab sageli ka õppima uusi asju. Peab õppima ja mul on kogemus ühest väga väiksest kogukonnast, kus on ehitatud prügila ja Euroopa suurim laud koos Euroopa suurima sitatünniga, kui eesti keeles öelda. Et kusjuures niimoodi, et kõik saavad aru, et see on vajalik, et see on meile kasulik. Ehk ma arvan, et see on teostatav. Ma tooksin võib-olla natuke teistsuguse näite, et kui kogukond on korteriühistus, me saame kohe kõik aru, et enam ei klapi midagi, eks. Et kui kes tahab katus parandada, kes tahab otsa seinu teha ja kes ütleb, et on keldrit vaja remontida. Et kui see muruplats on selline, mida kasutavad kõik ühtemoodi, siis on seda lahendada lihtne ja kõik käivad punktist A punkti B. Aga kui me võtame selle sama muruplatsi ja seal ümber on 6 maja ja kõik hakkavad käima, siis tegelikult tuleb sinna Inglise lipp. Ja nüüd ei ole enam muruplatsi.
et selleks ongi omavalitsus, selleks on linnajuhid, et viia läbi need diskussioonid, need arutelud, et see targa linna olemus peaks olema selline, et kuidas suuta tekitada huvitatus kogukonnas. Kõige sagedamini on näha just seda, et võtame detailplaneeringud, kui palju avalikul väljapanekul käib inimesi, kuid hiljem on kindlasti neid, kes hakkavad ütlema, no kuulge, kes see sellist asja ehitab. Kes see niisugune loll oli, kes üldse sellise projekti välja mõtles. Aga kui oli avalikustamine, siis tegelikult sinna kedagi tulnud. See oli nagu Tartus see, mis see tal seal on, see luksushotell. Just. Ja nüüd ongi see tarkus siin, et kuidas siis viia kogukonnani on need läbi linnaosa vanemate väiksemates linnades, suures linnas ilmselt on see veel keerulisem. Et kuidas anda see informatsioon usutavalt ja veenvalt, et esindajad oleksid kohal ja räägiksid siis sealt igast nurgast käivate inimeste seisukohad. Et ei saa seda muruplatsi teha ainult ju teeradadeks. Nii et see on keeruline, ega siin ühes lahendust ei ole. Aga see kuulamine on ilmselt üks selline asi, mida inimestel kõikidel on vaja väga palju õppida. Sest kuulata me väga ei oska, me oskame küll väga hästi rääkida, eriti meie siin ees. No küsime siis vahekokkuvõtte mõttes, et kes seda tarka linna siis ehitab? Kogukond, võim või keegi veel? No su küsimus eeldab, et võim on kogukonnast lahus, et see ju nii ei ole. Et võim on selle kogukonna osa, et ka need inimesed on osa sellest kogukonnast. Et ju me ikka koos peame seda ehitama ja kasutama neid võimalusi, mis meil on. Mõned neist on väga lihtsad, jalgadega väljendatavad, mõned on keerulised nutirakendused, aga lõppkokkuvõttes see eesmärk on tõepoolest see ja siin ma usun, et võib Toomasega kohe nõustuda, et see mugav elu või see, nii-öelda, see on ju põhiliselt see, miks me seda kõike teeme. Eks kohalik võim on nagu dirigent orkestri ees, kes peab selle orkestri panema niimoodi mängima, et sealt ka korralik meloodia välja tuleks. Kui see dirigent oma tööga hakkama ei saa, siis on tulemuseks kakofooni ja tõenäoliselt siis ei saa targast linnast rääkida. Ma arvan seda sama, nagu ma juba ütlesin, et see on ikkagi läbi koostöö, aga kui ei ole seda heas mõttes hullu, kes idee loob, kes selle kontseptsiooni ehitab, siis kogukond tavaliselt iseeneselikult hakkab käituma sageli suhteliselt kummaliselt. Ja ma julgeksin öelda küll, et täna on meil konverents on pealkirjaga Targamaja konverents, siis ka seda ei oleks, kui mõned üksikud mehed, kes siin ka mõni neist saalis istub, ei oleks niivõrd hullud heas mõttes, et seda veavad ka siis, kui teised lükkavad neid mäest alla tagasi. Et ärge jumala pärast mehed sellist jaburdust tehke, see ei kõlba mitte kuhugi. Sellist julgust peab olema linna juhtimisel, kuid samas on olemas alati julged, kes seisavad vastu. Ja nüüd on küsimus see, kas sa jääd oma ideele truuks ja kas sa suudad võtta kaasa mõtlejaid, et lõpuks läbi sõeluda ja see kõik see kuld peale jätta. See on oskus, nagu Toomas ka ütles, see on oskus dirigeerida, juhtida ja tuua välja kõik need vajalikud nüansid, et igaüks mõistaks, miks tema rada just oluline on või miks tema rada ära peab jääma. Me nägime täna neid kaarte ja neid punktikesi ja siis erinevaid vaateviise sellele, et kuidas, kus ja kuidas määrata tarka linna ja kus neid tarku linne esineb. Kuidas teile see tundus? Kuidas meie Eesti linnad praegu, näiteks võtame Euroopa, arenenud Euroopa. Kuidas Eesti linnad on? Mis tase on Eesti linnadel tarkuse mõttes? Kui sõita Eestimaal ringi, siis me ilmselt väliselt seda tarkust ju väga ei näe. Võib-olla näemegi Tallinnas ja see on normaalne, et suurlinnades paistab see ka välja. Väikelinnas ei ole nii palju isegi võimu, et panna võib-olla üks valgusreklaam ülesse, kui me läheme siit kas lõuna poole või kagu poole näiteks Eestis. Aga seda tarkust võib-olla hakkab nägema selliselt, et olles siin sellel sügiselgi külastan mitmeid omavalitsusi siin Eestimaa peal ja käinud ringi, siis vaatad just seda, kuidas on võimalik mitte milleski midagi teha.
ma arvan, et see ongi tarkus, sellepärast et me ei saa võrrelda alati seda, kas seal on kõigil koolilastel iPadid ees, nagu eile uudistes näitas, või kirjutavad tahvli ja krihvliga, vaid küsimus sellest, milline on see tulemus. Minu jaoks on protsessil natukene teine tähendus, ta on oluline, kuid see, mida me saavutame, on tähtis. Teinekord me teeme hästi palju tööd kogu aeg, aga tulemus kunagi ei ole. Nii et ma arvan, et need Eesti väikelinnad on oma võimekuse juures isegi võib öelda üliarukad selles, et kuidas niimoodi püsida, kui sul mitte midagi ei ole. Väike linn Eestimaal, kelle pindal on sama suur kui Rakvere, elanike arv 3 korda väiksem ja saab hakkama oma eelarvega. Ma arvan, et ääretult hea tarkus. Alati ei saa seda mõõta nutis. Tallinn oli 2011 Euroopa kultuuripealinn ja siis me otsustasime, et seda aastat väärikalt tähistada, me püüame võimalikult palju teisi Eesti linnu kaasa tõmmata selleks kultuuripealinnaks olemisele. See andis üsna hea pildi teistest Eesti linnadest, mida mul varem ei olnud. Ehk siis selgus, et kusjuures kaasa tuli meiega siis lisaks Tallinnale veel 20 väiksemat Eesti linna. Selgus, et nendel teistel Eesti linnadel on kõigil midagi väga omanäolist, väga huvitavat pakkuda, mida võib-olla esmapilgul või kui sa linnast läbi sõidad, ei saa arugi, aga kui sa süvened natukene sellesse linna hingehellu, siis tegelikult ega ei ole väga häbi võrrelda või kõrvutada teisi Eesti linnu Euroopas mis tahes linnadega. Võib-olla see on natukene enda niuke upitamine, aga see oli selline esimene emotsioon selle küsimuse peale, mis mul tekkis. Et ma arvan, et kui vaadata erinevaid sektoreid, siis kindlasti Eesti koolid on keskmisest ilmselt nutikamad ja see on nagu võib-olla kõige olulisem. Kui vaadata Eesti avalikku haldus, siis ja see on jällegi see üleriigi selline ütleme kirjaoskuse küsimus ja võimaluste küsimus, siis kindlasti kohtudes Lääne-Euroopa kolleegidega tuleb tunnistada, et vahepeal tekib selline dissonants, et nad ei saa aru, millest me räägime. Et kui ma räägin sellest, et me pakume inimestele vabalt geoinfosüsteemi, 3D mudelit linnast ja nii edasi ja siis nemad küsivad, kas teil on paberid ametnike laudadel. Et see on, mõnikord on see diskussioon nagu hästi keeruline pidada, sest on asju, mida me peame enesest mõistetavaks ja mis mujal ei ole enesest mõistetavad. Nüüd teistpidi, ega see ei tähenda, et meil muresid ei oleks ju, eks ole. Et tihti jääb mõni asi nagu ikkagi ka sinna taha, et masin ei asenda siiski seda inimlikku otsustust või inimlikku vaadet asjale. Ja võib-olla siin on see koht, mida me peame nagu ikkagi ka oma selles digiusus väga silmas pidama ja meeles pidama alati. Aga üldiselt see, mis avalikku võimu puudutab, ma arvan, et me kindlasti saame olla selliste rakenduste nii-öelda piloodiks, mida ka suured linnad saavad rakendada ükskõik kus maailmas. Meil oli servamisi sellest juba juttu, aga kuna see on nõnda oluline küsimus, siis ma küsin üle niimoodi üldiselt, et kui kallis on üks nüüdisaegne tark linn? Palju see maksab? See on järjekordne hea küsimus. Ilmselt tuleb siin alustada sellest, et kas me räägime nähtavast tarkusest või tunnetatavast tarkusest, ma esitaks niimoodi vastu. Aga ma vastan ise ka. Näiteks Rakvere näol, kui te liigute Rakvere linnas ringi, siis Rakvere linnas kogu linna ulatuses on tänapäevane, ajakohane vesi, kanalisatsioon, mis on täiesti välja ehitatud. Ma üllatusin
kogudes informatsiooni sellele, et täna siin istuda. Mõtlesin, et kes teab, mis küsimusi tuleb. Ja täpsustasin erinevaid valdkondi. Näiteks Rakvere soojus. Seal on olemas selline pisiarvuti, mida kasutatakse juba peaaegu 15 aastat, mis oli esimene kogu Eestis, millega loeti kauglugemisega soojusmõõtjaid nii, et sinna ligi ei mindud. Sellest üldjuhul ei tea tavainimene mitte midagi. Ja ta arvab, et see, et soojus tuleb talle tuppa, on normaalne, lihtsalt vesi käib radikas ringi. Või seda, et linnavalitsus soovivalt Rakvere vee kontorist arvutist võiks näiteks lugeda naaberküla kanalisatsiooni vee mahtu või hulka tunnis. Need tarkused maksavad miljoneid, kümneid ja sadu miljoneid. On need kõik kokku panna. Ja me ei märka seda igapäevaselt. Nii et rääkimata sellest, mida me siis teeme täna siin maa peal, kuidas tulevad valgustused, kuidas hakkavad, ma ei tea, linna sissesõidul loetama ära auto ja kellele ta külla läheb või mida ta just parasjagu sellest linnast tahab. Meil on plaanis panna Rakveres sellised valgustid, kellega saab rääkida ja suhelda. Ilmselt olete te varsti Rakvere linna külalised ja tulete vaatama, kus kohas on need laternapostid, kuhu sa võid minna ligi. Ja nüüd me ütleme, et tulge Rakveresse ja saate lambist jutustada. No kas te kujutate ette, et üks hea asi saab väga odav olla? Mina ei kujuta. Lähete poodi arvutit ostma, mis on kõige parem arvuti? No ikka see kõige kallim arvuti seal leti peal. Ikka tõenäoliselt seal see Apple, ma arvan, see kaubamärk. Eks linnas on samamoodi, et targa linna ülesehitamine ei ole mitte odav ja kui kuskilt seda raha kipub üle jääma, siis kindlasti on see koht, kus see raha panna ja kus seda raha hädasti tarvis on. Samas kaasaegne tehnoloogia, mul on ka kindlasti näiteid, kus kaasaegne tehnoloogia teeb asju odavamaks. Meil on siin täna mitu korda juttu olnud näiteks mobiiliga parkimisest. Nüüd me arutame seda, et kui lisada sellele mobiiliga parkimisele üks äpp, et see on üks selline nutilahendus, mis võib teha selle teenuse nii mugavamaks kui ka odavamaks. See võib olla üks selline näide, kus kaasaegne tehnoloogia teeb asju odavamaks. Aga jällegi, kui sa oled linnajuht ja küll, võib-olla meil sealt jääb natuke raha järgi, aga meil on 10 uut kohta, kuhu see raha panna ja need kohad ei lõppe mitte kunagi otsa. No, ma ei tea, ma ütlen hästi lühidalt lõppu, et minu meelest on tark linn ikka odavam kui loll linn. No nii, jah, eks me ei pea liikuma ka tasapisi sinna lõpusuunas, et üks tänane eesmärk on ju see, et kas me suudame kokku leppida selles, et mis on see kriteerium, et öelda, et üks linn on tark. Kuidas teie ettepanek kõlaks selle küsimuse lahendamiseks? Vastust teab vaid Tuul. ma arvan, et see ongi päris keeruline, et me ilmselt ei saa öelda, et meil on 1-2 indikaatorit ja et kui need on täidetud, et siis on kõik väga fine. Ehk et meil oli siin tänagi paar ettekannet, mis näitasid, kui kompleksne see, ütleme, selle linnade nagu tarkuse või kogukondade tarkuse mõõtmine on. Ehk tal on juba olemuslikult nii palju eri aspekte. Et pigem on minu meelest, kui taandada nagu sellisele hästi võimalikult nagu üldisele, aga samas siiski tabavale mingile nivoole, siis see on ikkagi nii-öelda teadmise ja kättesaadava info kasutamine otsuste tegemisel. Ja mitte ainult otsuste tegemisel nii-öelda poliitilises mõttes, aga tõepoolest kogu selle olemasoleva info ära kasutamine siis ükskõik mis lülituseks, et olgu selleks või post, mis räägib suga.
Ma ütleksin niimoodi, et on olemas eesmärgipõhine tarkus ja kui me võtame omale eesmärgi, mis tarkust me tahame. Kui Rakvere linn tahab olla tark linn, teeb kompetentsikeskuse ja tahab tuua siia maailma tehnoloogia tarkuse, siis see on ju üks otsus olla tark, vähemalt soov olla tark. Mõni võib-olla teine linn ütleb niimoodi, et teate, mis ootame need lollid ära, kes on need peksupoisid ees. See kahuriliha, las nad teevad selle jama kõik läbi ja siis kui on asi kindel, siis me võtame selle kasutusele ja me oleme targad, sellepärast et me ei tee vigu enam. Ja siis on ühed keskpärased, kes ütlevad, et teeme me niimoodi, et ärme ole seal ees ega ärme sörgi taga, aga oleme pidevalt näitame, et me oleme nagu teisel kohal ja võtame selle üles ja targutame selle koha pealt, et me oleme esimesed, kes võtsid kõige parema lahenduse kasutusele ja ärme ole need, kes raiskavad raha või aju ressurssi sellele, et seda luua. Nii et ma arvan, et see on eesmärgipõhine. Mina jääks ikkagi selle juurde, millega ma alustasin, et tark linn on see linn, kus inimestel meeldib elada ja kus inimesed tahaksid elada. Ja kui sellesse tarka linna tuleb võõras inimene, paneb kohvri maha ja tunneb, et vot see on see koht, kus ma tahaks ka elada, no vot siis see ongi tark linn. Me oleme, kuidas öelda, kõlab natuke labaselt, aga trikoovooru nüüd läbinud ja nüüd öelge, milline linn on Eestis kõige targem linn? Võimalus teha valik. 3 võistlejat. Mulle tundub, et teisi ei ole kohal. Linnajuhtidena üks linnajuht ei saa öelda, et tema linn ei ole Eestis kõige targem linn, et no siis ta võiks selle ameti seal linnas maha panna, et see on selline küsimus, et mulle tundub, et siin ükski minu kolleegidest ei ütle, et kuule, et jah, tegelikult see Tallinn on ikka kõige parem linn. Jääb üle Toomasega ainult nõustuda, et eks me igaüks peamegi olema veendunud, et meie oma linn on kõige targem linn, et kindlasti Tartu. Miks te siis muidu siin olete kõik? Sellega on hea lõpetada. Suur tänu teile selle põneva vestluse eest ja ma annan sõna Andresele. Saab teha kokkuvõtte päeva esimesest poolest ja siis liigume õhtu suunas. Aitäh panelistidele väga huvitava ja mõnusalt sõbraliku vestluse eest ja endaks sulle seda modereerimast, aga me Indrekuga siin päevajuhtidena mõtlesime, et võtame päevaga kokku, kuna minu poole jäi see hommikupoolne aeg, siis ma tahaksin tänada kõigepealt esinejad Euroopast, kes siia kohale tulid ja oma sõnavõtus rääkisid uutest arengutest, selle tänase konverentsi teema mõistes targad linnad ja kogukonnad, Euroopa innovatsioonipartnerlus, mis on Euroopa Liidu uus algatus ja selle seostes ka Euroopa juba omavalitsuste tasandil võib-olla kõige laiema kandepinda leidnud algatusega, milleks on linnapeade pakt ja võib-olla ka võimalikest rahastustest, sest ega kõik need initsiatiivid, mis linnades saavad toimuma ja eriti kui sa kipud see eesjooksja linna olema, siis vajavad ka teatavat lisarahandust, mida sul võib-olla eelarvest ei ole, et täname nende võimaluste tutvustamise eest ja minu meelest siin on kõikidele Eesti linnadele täna võimalus osaleda ja kõigil oma eripäras ja seega meie Rakvere keskuse mõte on, et võib-olla siduda ka Eesti linna omavahel, et mitte kõike ei ole mõtet oma linnas teha, vaid osasid asju on mõistlik teha koostöös ja sümbioosis. Ma usun, et me peame tänama ka kindlasti Ameerika suursaatkonna ja suursaadikut isiklikult, kes täna siin kohal oli ja avas ka selle natuke rahvusvahelisema suuna, mis meil siin keskusel on ja mitte võib-olla keskusele, vaid ka tervikuna Eesti jaoks, sest oleme siin ju ka täna sellises riikide liitude või sellises Euroopa ja idasuhete piiririik, mis seab ka omad julgeolekuriskid ja seetõttu ka meil siseminister täna siin tõenäoliselt ei osalenud, sest ta kohtub NATO peasekretäriga ja kogu see dimensioon siin ütleme Eesti geograafiline asukoht ja sealhulgas ka ikka väga tugev selline lääneriikide toetus, mida meile kui väikeriigile
siin ikka väga keerulistel sügiskuudel ikkagi osutati läbi siis Ameerika Ühendriikide presidendi visiidi siia või ka selle nii-öelda Ameerika fookuse poole siia. See näitab, et kõik mis me siin ka tegelikult Euroopa Liidu ääremaas teeme, on ka tegelikult Ameerika poolt nagu toetatud ja edasi arendatud ja meil on hea meel keskusega olla selle Ameerika suure hoone automaatika võrgustiku liige. Et see avas natuke sellised Euroopa perspektiive ka päeva osas, selle esimese päeva osas. Mul on ka hea meel, et lisaks nüüd Euroopa Liidu vaatele ja ka Ameerika dimensioonile suutsime me siia tuua ka ÜRO kui nii-öelda rahvaste ühenduse vaate ja näha, et mitte tarkade linnade peale ja linna arengute peale ei mõelda mitte ainult Euroopa Liidus ega ka Ameerika Ühendriikides, vaid ka arengu ja kasvumaades, kus tegelikult ma julgen küll öelda, Eesti linnadel on väga paljusid arenguid eeskujuks tuua ja ka sealsed linnajuhid tegelikult ju armastavad oma linna ja oma inimesi ja tahavad ka selle maailma globaalse arenguga kaasas käia, mis meile nutitelefonidest vastu vaatab. Ja et sellise sidususe toomine siia välja ja kogu need ÜRO initsiatiivid ja ÜRO valmistab ette ju Habitat 3-ks, mis on väga suur globaalne maailma mõistes jõudusid paika panev selline suur üritus, nii et tänud Gulnara sinu tiimile, kes tuli siia Rakveresse ja oma sellist nägemust nagu esitles, sest tõesti see, mis see tark linn on, et tegelikult siin me täna teadlasi väga ei kutsunud siia, julgenud kutsuda, sest nii kui Austria nägemus oleks räägitud, siis oleks Rein Haas püsti tõusnud ja teine mees TTÜ-st Kornitski ja oleks vaidlust palju olnud, palju neid teooriaid on, mis see tark linn on, et see on tegelikult lõpmatult veel läbi vaidlemata teema, nii et ma arvan, me saime täna hea ülevaate sellest, et milline nägemus on vähemalt ÜRO-s välja töötatud väga selge metodoloogia, mille alusel siis üleminekumaade ja ka miks mitte Euroopa Liidu liikmesriikide nagu Austria lahenduse põhjal targa linna kriteeriumi analüüsitakse. Mul on hea meel, et täna siin on meil saalis ka nii-öelda Eesti initsiatiivgruppidest erinevalt Tallinna Tehnopargist ja Tartust ja mujalt inimesi, kellega me oleme sellise ümarlaua teema Eestis tõstatanud, et mis see targa linna arengud võiksid olla ja homme meil on ka vastav nõupidamine ja me oleme teinud ka Majandusministeeriumile ettepaneku, et Eestis võiks ka olla mingisugused punktid nendest maailmast tunnustatud metodoloogiatest, mille me saaksime nii-öelda linnadele üle anda ja üle võtta ja neid nii-öelda läbi arutada linnaliga, et kas see meile omaks võetav on, et see oli ka väike eesmärk meile, et inimesed, kes on siia kokku tulnud, kuuleksid seda, et minu meelest see hommikune osa oli meil täiesti sisukas ja põnev ja meil olid ka linna ja maakonnajuhid olid kohal ja võib-olla nüüd ega sellesse iga sentimeetriga, mis need keskuse müürid kerkivad, hakkab see reaalsus jõudma ka kohaliku kogukonnani. Et ega need aknasse paistvad prožektorid väga paljudele ei meeldi, ma tean, ja öeldakse, milleks meil üldse seda ehitist sinna vaja, aga ma usun, et hommikupoolne osa oli sisukas ja see sisukas osa jätkub ka homme, nii et tulge kuulama, et on meil rohkem arhitektide vaated ja planeerimisega seonduvad vaated ja räägime ka jätkuvalt targade linnade kogukondade EIP-i arengutest on meil Ülari Mark, kes siis ühena eestlastest on siis selle targad linnad kogukonnad juhtkomitee liige ja meil on temaga koos ka selline ühisprojekt käimas, millega me tahame mitmeid algatusi ka Euroopa tasandil algatada, nii et mul on ja pealõunast osast pidid sina kokkuvõtte tegema. Jaa, mul tuli kõigepealt meelde, kui sa siin rääkisid, et sa pakkusid välja sellise termini nagu linnatark. Ja, et küsin kiiresti, et mis te arvate sest linnatarga ametikohast võtaksite tööle linnatarga? Mikrofoni enam ei ole. Me oleme Tallinnas arutanud seda, mitte küll sellisele ametikohale, aga me oleme arutanud, et me võiksime tuua Tallinnasse
mõne targa, rahvusvaheliselt tuntud inimese, maksta tal korralikult palka, maksta tal kinni Tallinnas elamine ja lasta tal siis teatud aeg Tallinnas elada ja arvata sellest linna juhtimisest ja linna elust midagi, et see võiks midagi väga olulist juurde anda, nii et see võiks olla täitsa selline idee, mis ükskord teostub. See linnatark kõlab nagu patuoinas, et siis on teada, kes on süüdi. Et selles mõttes maru hea amet. Siis võtke ka linnaloll tööle. Eestile on juba ammu teada, meil on olnud tarkade klubid ja on praegugi, et ma arvan, et selline hea tarkade klubi tarkade nõuniku näol oleks ju väga mõistlik, et kui sellised, nii nagu Toomas ütles, et nad telliksid ühe omale, siis Rakvere võtaks lausa 3 ja laseks neil Rakveres elada, sest muide, et te teaksite, siis Rakvere mobiilse parkimisega ei tegele, sest Rakveres on parkimine tasuta. No nii, aitüma, ma tahaksin tänada tõlke, sest see jutt on olnud päris keeruline ja ma tahan neile kostitada neid viimase keerulise ülesandega. Nimelt, kui ma võtan kokku selle päeva teise poole, siis ma tahaksin rääkida rehepapist. Sest minu meelest see tarkade linnade jutt, see on natukene nagu selline kratt heas mõttes, mille me võime tööle panna enda kasuks. Ja siis tuli mulle meelde näiteks rehepapist see lugu, eelmisel nädalal tegin ühe intervjuu ja seal mainiti seda episoodi, kuidas siis kaval eestlane kasutas ära 3 sõstart, andis vanakuradile 3 sõstart siis vere pähe, et ta on 3 pilka verd andnud, tegelikult kasutas sõstraid. Et jah, nali naljaks, aga mulle tundub, et me nägime neid erinevaid perspektiive ja vaateid, kus ei olnud mitte üksnes Euroopa mängus, vaid kogu see regioon, ütleme see ülemine ots sellest maamunast. Ja selles kontekstis me võiksime olla tähelepanelikumad, sest meil on mida kõrva taha panna ja meil on võimalik kasutada seda konteksti, nii nagu me oleme olnud nutikad. Ja kui me oskame küsida, küll siis kapaga antakse. Ja. Et siis suur tänu kõigile, kohtume jälle homme ja kena õhtut.